sünnigu Jumala tahe. No, et mis see siis on, et see on ka selline huvitav filosoofiline küsimus, et ühe kunstniku juures ka käisin kunagi raamatut levitamas ja kihvt kunstnik ütles, et iga hommikul üles ärkab, siis ta ütleb, et sündigu Jumal sinu tahe. No nagu allud, eks ju, kõrgemale loodusele, saatusele, alandlikult. No, et kas see on siis, see kõlab just ka niimoodi, et Jumal on loonud endast väiksed osakesed, annab neile valikuvabaduse, et nad orjaks, Jumalat. Et me oleme seda orjad ja Jumal, tehke nii ja kõik nagu teevad nii, eks ju. See on nagu üks variant. Teine variant on see, et Jumal niimoodi armastab enda osakesi, tema pereliikmed, ütleme niimoodi. Et nagu me oleme rääkinud, et tal ei ole kadest ja nii, ta tahab lihtsalt nagu mängida meiega. Lihtsalt vahetada, armastada, olla armastatud ja armastada. Jumal öeldakse üle, et Jumal on iseenesest täiuslik ja rahuldunud, eks ju. Ja nii ongi, aga samal ajal see seiklus saab tekkida, eks ju, kui tema osakesed, eks ju, seal on selline valikuvabadus kingitud, et Jumal on nagu põnev, eks ju, meiega koos siis seda armastust jagada. Ja nüüd tuleb siis nii, et ta hea meelega, sinu unistused, sinu lootused, sinu meeleolu, ta hea meelega toetab seda ja tuleb sellesse mängu. Küsimus on, kas need meie meeleolud on seotud puhta armastusega või nad seotud mateeria samastamisega, näiteks ütleme, et minu meeleolu on enne magaminekut süüa päts sai ära, eks ju. Aga pärast, Jumal on kuidagi loonud niimoodi, et pärast su keha kannatab ja maga ennast hästi välja. Igast jamad on, eks ju. Sa ütled küll, et Jumal, et las ma teen, mis ma tahan, aga sul on see keha, on ju mingid seadused, armastuse mängureeglid. Et ära söö päts leiba enne magaminekut. Et see ei ole hea sulle endale. Vahet ei ole, Jumal on ükskõik, Jumal on kõik hästi selles mõttes. Ja siis need Jumala seadused, armastusseadused teevad niimoodi, et sul on probleemid ja sa pead hakka mõtlema, äkki ma ei söö, eks ju, äkki ma ei tõmba ninasse triipu, eks ju, et ta nagu korraks ma tahan, ei ole tore, aga ta nagu üldseadustega ei lähe kokku armastusseadustega, sa tapad iseennast, oma keha või oma psüühikat. Et tuleb viia siis sünkrooni oma need unistused ja anded ja oma see missioon ja oma armastuse maitse nagu Jumala maitsega. Selles mõttes sünkrooni, et on üldreeglid, ma olen sellest palju rääkinud ka, eks ju. Et vahet ei ole, mis sa seal jalgpalliplatsil teed, kas sa tahad olla ründaja, väravaht või üldse olla publikus, eks ju, elada kaasa, eks ju, aga jalgpallis on omad reeglid, kõik teavad seda, iga lihtne inimene, spordimees teab, et on mingid reeglid, siis me saame kätte selle ruutsi, selle maitse, selle elamuse, selle seikluse, eks ju, kui me need üldreeglid ära õpime.